tervist, hea elulabori kuulaja. Tänane saade on salvestatud 24. jaanuaril lumises Kadrinas, miljoni vaatega sauna eesruumis. Maja peremees keetis kohvi, küttis kamina ja pakkis moidustused lauale lahti. Mina sättisin samal ajal oma mikrofone paika ja testisin oma tehnikat. Olen külas Ahto Lembit Lehtmetsal. Olen temaga tuttavaks saanud juhuse tahtel ja ikka läbi liikuva pildi loomise ja videosalvestuste tegemisel Kadrina vallas. Mitme hea aasta jooksul oleme koos lahedad kultuurisündmusi jäädvustanud. Nendest ja teistest paljudest teemadest me siis sel kargel laupäevasel päeval juttu teemegi. Sea end mugavalt sisse ja saa osa meie heietustest. Muhedat kuulamist! Kuule, aga mis ikka aega raiskama, sõidama või? Kohvi... Ja, selle ma siin aeg-ajalt ikka teen väitsel nagu taustahääl juurde vaata niimoodi. Aha, okay. Foolisid. Keegi võiks hakkida köögis. Mis toimub? Asi läks nugade peal. No nii. No tere, Ahto. No tervitus. Lõpuks sain su kätte. Aha, no on käes. No täpselt. Saunaruumis meil kamin põleb ja selline romantika pakett, et ta on olla. Hakkame tagantpoolt pihta, kus sa mind esimest korda trehvasid, kus me sinuga nii-öelda tuttavaks saime? Aha, niisugused isiklikud küsimused. Absoluutselt, ma olen väga isiklik mees. Eks Kadrinasse tulles kindlasti, ma arvan. Võimalik, et ma töötasin enam filmi peal, et äkki seal ka kuskil, aga ma ei... niimoodi ma ei oska öelda. Päris paljude Kadrinaga seotud inimesi ma tegelikult trehvasingi esimesena just kuskil seriaali või siis reklaami võttel. Täpselt nii. Mulle ka meenub, et minu meelest ma vist sind äkki ikkagi Kadrina rahvamajas. No võimalik, jah. Sest see piirkond nagu kaamerdamise mõttes, ütleme, kui ma video tegemise mõttes on väga, väga, väga tore ja väga, väga hea klient olnud mulle aastaid vähemalt. Nüüd siiamaani vähemalt kindlasti. Jah, 7 aastat oled sa siin seda Kadrina rahvakultuuri edasi edendanud ju. Ja. On vist 7 aastat? No 6,5 umbes, aga praegu nagu see asi vaikselt läheb nagu edasi. Et see 7 aastat, ma arvan, tiksub ikka täis kenasti. Tegid kannapöörde ja läksid puhkama. Ja, lihtsalt 7 aastat ongi väga pikka aeg ühte asja teha. Kuule, aga minu meelest see 7 aastat ongi ju selline suhetes ka, öeldakse, pidi minema kriisiks kätte ju, peab ka midagi tegema. Isiklikes suhetes, ma ei tea, 7-aastaseid tsükleid ei oska öelda, aga naljakal kombel jah, mul hakati nagu järjest nagu märku andma, et kuule, sul hakkab see 7 aastat täis saama, et mis nüüd saab. Äkki programmeeriti sind ette, et nüüd sa väsid ära? Ei, no ma käisin juba viimane aasta, käisin nagu selge ees ja eks siis, kui tuuled läksid nagu minu jaoks veits nagu selliseks... Nordiks. Jah, siis tuligi nagu õige hetk, et astuda välja sellest. Nojah, et on tehtud ka juba, on ju? Jah, ma midagi maha pole matnud, et enne siia Kadrinasse tulekut, siia, sest ma olen praegu Kadrinas saunas, et see sama saun sai 10 aastat tagasi ehitatud, et juba plaanid olid siis, aga mitte siuksed, et see tuli kuidagi eksprompt tööle tuleks. Kus sa natukene ajaratast tagasi kerida, et kus kandi mees sa ise oled? No, siit samast. Ikka Kadrina mees? See samast kõrval majas siit. Seal samas rohelises majas sa sündisidki. Kuulsime sinu vääksumisi. Ja see maja oli siis ka roheline. No vägev. Nii et see kant on, see nagu kodu on sulle juba aastas 76 või? Ja, ikka, olin 15 aastat, olin Tallinnas vahepeal ära, enne kui ma Kadrinasse tagasi tulin. Aga... Tallinna pidigi olema ju vaata Rakvere ja Kadrina ääre linn nagu kogu aeg. Sipsti sõita, mis siin on. Just ütlesin, et tagasi oli kõne jälle teleprodutsendiga, siis ütlesin 45 minutit, mis on siis on gaasi korraks põhja. Suvel saab veel kiiremini võib-olla just. Tegelikult väga vahet ei ole, eile on kuidagi vähem aega. Talliteed on sirgemad, jah? Jah, tuleb udu ja sellised hästi halb nähtavus, siis tuleb hästi kiiresti sõita, vaata, et see oleks vähemalt lühikselt aega. Et udust läbi tõmmata. Kannatada. No selge, kuule, aga see Kadrina kant on minule ka selles mõttes ju üsnagi tuttav
Kadrina vald oli mu esimene vald, kui ma kodust ära põgenesin jutumärkides. Ma ise ju kundamees on ju, aga kui ma Vene kroonust välja tulin, lahti sain 20-aastaselt, siis ma ju põgenesin ju Viitnale. Ma sain sinna töö otsa ja minu jaoks on see esimene koduvald, nagu öeldakse, iseseisvalt. Viitnal on üldse töö ots? Jaa, no Lahemaa rahvuspargis. Okay. Kontor oli seal. Õigus. Ja, nii et sellega ma seal siis möllasin ja Kadrina minu jaoks ka hästi tuttav, kuigi kõiki need tänavaid, kus me siin praegu sinuga istume, ei ole konnanud nii palju. Siin Tuleterje mäel sai kelgutamus käia. Ja, no see tänav oli vanasti inimestel väga palju autosi olnud, siis see oli siuke hea vaikne tänav, et see päevas üks auto sõitis, pand kirja, et auto sõitis. Jah, oleks on diablogida, eks. Nüüd see murab ringi kogu aeg ja stassi. Autodega mul tuleb meelde see teema, see nõukogude ajast, et sõitsime isaga alati Tallinna poole või õe juurde Keilasse ja siis mul ei olnud autos midagi muud teha. Ja ainuke mäng oli see, et ma panin vastu tulevat autode numbrid kirja. Ma jõudsin kirjutada neid. Ja siis lugesid välismaa autosi ja said terve mitmepäevase reisi peal. Täpselt, mitu Tatsun seda olid vastu tuli. Nüüd Tatsun on nagu mingi mark enne Sierra tulekut. No Tatsuniga sõitnud just ka filmi võtte käigus, jube lõbus oli, sest et kõik andsid kõigil on mingi lapsepõlve mälestus Tatsuniga. Kõik annavad signaali, kui sõidad. Päris uhke tunne oli. On küll, see on oma mingi fluidum, mingi vibe on selle asja juures. Nii on. Ta sõidab ka täpselt niimoodi, nagu tema tahab, mitte nagu sina tahad, et siis palju lõbusam. Jah, kunagi mul tuleb meeld just selle ise tahtmisega. Hendrik Roonemaa kunagi kirjutas, rääkis sellest, kuidas Windows teeb lampi uuendusi ja restarte ja see, et kuule, Windows, mina olen su peremees, mitte sina minu. No samamoodi. Praegu samat moodi, ma just tõmbasin telefoniga OS jälle ja vaatasin, et hakkas jälle kõik otsast peale. Läks värviliseks. Kogu elu läks jälle otsast peale. Kõik tuli uuesti selgeks õppida. Mingi ette tahaks nuputelefoni tagasi äkki. Ma ei tea, no. Lauatelefon kettaga. Sellel telefonil on ka nupp, millega saab sisse lülitada välja. Sellest nupust piisab, ma arvan. Okei, mul vist isegi on ka. Kus ma hakkasin mõtlema, kus minu nupp on. Ja need nuputelefon on mul keldris on ikka hunnikute viisi. Normaalne. Ma arvan, et see on sul rohkem nagu võtete jaoks ja selline mingi kunstiladu. Jah, jäänd lihtsalt. Ei ole, las ta olla, tore asi. Ongi, mine tea, selle aastaga tuleb väärtust juurde vaata. No ma nii ei mõtle. No mina mõtlen, sellepärast ma tean, et selle asja nii on. Lihtsalt keegi jälle helistab ja on vaja ja siis on, no näed, polegi veel ära visanud. Jah, näen saunast võtta mulle seal üks on vana Nokia. Ja mul on siin üleval need vanad iMacid näiteks. Teisel korrusel. Ma praegu vaatasin üles, oli see kohviveski, mitte iMac. No, seda on ka vahest vaja. Käsiveski, jah. Ei, see on vägev. Mul on ka selline kunagi majapidamises olnud lahe selle kuba jahvatada. Kuidas see filmi teema sulle üldse jõudis, kas on juba kooli aja või mis ajast sa nagu aru said, et liikuv pilt on äge? Tegelikult just peame just mõtlesin, nüüd on nagu natuke aega mõelda, siis tagasi. Just kõik asjad, nagu, mida ma kooli aeg mõtlesin, mida oleks äge nagu mingi aeg elus teha, siis ma olen need ära proovinud tänase päeva seisu. Et see tele oli ka, kogu aeg on nagu huvitanud see. Just see telepool, mitte võib-olla isegi filminduse pool, aga tänu sellele, et mu elukaaslase ema on tuntud Eesti filmikunstnik, mitte kunstnik, aga siis kostüümikunstnik, ikka sama, siis oli see kuidagi loomulik, et ma läksin ta lappi ja said esimesed kogemused või? Siis võeti kohe punti mingi hetk, et transamehi oli vaja. Põhimõtteliselt saad hakud pihta. Akutrell püsis käes põhimõtteliselt. Õiget pidi võtsid kätte. Eks ole ehitatud oma jagu oma ajal. Mäletad sa ka, mis sul see esimene või esimesed saated või sarjad või midagi, kus sa nagu õpipoisina või abilisena olid? Kõige tõsisemalt esimene olin Georgi filmi peal. Et kohe kõige suurem asi, mis Eestis tehtud on. Et see, pigem oli see ikkagi puhtalt jälgimine, õppimine, kui seal abiks olin, ma ei tea, kui palju mul kasu oli, aga ja seda paar reklaami oli ka, aga see oli nagu selline põhiline suur ja seal ma olin juba massitseenides ka, nii et mängisid Georgi? ja, ei, täitsa vilkab kaameras, ise näed. Ise tead, kus sa oled, eks ole. Kas sinu jaoks on ka tähtis olnud see, et ma nüüd jään kaadrisse, nii äge? Ei, tegelikult ei ole ausalt öeldes, et kui mul on kaadrisse jäänud, siis on kellegi teise palumine, et tuled aita või
aita välja, mingi kõrval näitleja tulemata, siis ma olen sunnitud seda tegema. Nüüd esimest korda see aastal kutsuti spetsiaalselt, oli täitsa äge teha ka päris rolli nii-öelda. Päris rolli lihtsalt vahelduseks. Ma pole kunagi mõelda, et ma peaksin kaamera ees olema, aga nüüd oli äge, täitsa äge oli teha. No mul oli ka ju Matilde Matver viskas mind nii-öelda, pani mind tanki selle Tolgi ja Maimiku sarjas, et müüs mind maha, et see on samas kõrval tänavas minna võttele on ja siis selgus mul 2 lehekülge teksti on ja kaua sa vait oled, hakka rääkima. Seekord õnneks teksti ei olnud. Et see oli ka parem. Aga algus ikka selline protsessi jälgimine, kuidas profid töötavad, see on ju tegelikult ju põnev ju, minule vähemalt küll. Ei, no telemaailmas on, inimesed on ka seal teissugused, et see on ka väga äge nagu. Et üldse nagu ei söö ja joo ega ei maga, eks ole, eks ja, põhimõtteliselt teevad pühenduvad. Ja on nii läbi tambitud, et on suht suva eluprobleemide pärast muretsemiseks aega pole. Aga niimoodi need ägedad asjad sünnivadki tegelikult. Jaa, loomulikult. Palju entusiasmist. Jah, sest et kõik muu elu on ära lõigatud, siis tehakse seda ainukest asja täie rauaga, minu arust on see päris äge. Aga sa oled ju, ütleme, selle filmide ja seriaalide tootmise juures ju päris ka nagu konkreetse ameti või esindajaks saanud. Ikka filmikunstniku, või filmi või seriaali kunstniku, ma ei tea, kuidas see stenograaf. Aga see sinu ülesanne on olnud siis kujundada mingi visuaali sellest, kuidas see välja näeb või milliseid? Seal on põhimõtteliselt seriaali peal, sa oled lihtsalt väike produtsent, et sa tegeled kõiki alates lokatsioonidega, autodega, kuni siis jah, tõesti välja kõigi maalideni seinas ja nii edasi, et mõtled välja, kuidas kedagi õhku lasta ja kuidas efektsem oleks ja Tarantinat ära tappa ja pärast kui näitleja tules, tapad ise ja siis oled pärast politseinik, kes uurib, et mis jäljed on ja siis viid laiva minema ja Siuke one-man band ja, on olnud siuke üks osa viimast võmmi, kus ma olen mänginud ja nii mõrvarid kui politseiniku, kes seda uurib pärast. See on nagu teates vaata, mõni näitleja teeb 8 rolli lava peal õhtu jooksul on ja seda. Eesti on ju tuntud, see on see Mart Sander, kes vist kui Nessi rekordite raamatus selle. Loob, lavastab, kujundab, näitleb. 48 osa paljudel oli ühe filmi jooksul. Võid väleta, see number tuli praegu täiesti. See on ka multitalent tegelikult. Siuke oma maailm jälle. Kui sa armastad seda väga, siis ju võib seal nende maailmadega on see, just ma Kadrinast olen saanud nagu 6 aega veits eemal olla, siis sa näed, kuidas sa kapseldud sinna sellesse maailma. See tegelikult teeb pimedaks, et sa mõned asjad jäävad täitsa nägemata. Peab käima kuskil väljaspool ka. Peab olema eemal, jah. Et see kõrvalt vaata ja pilk peab alati tekkima, muidu kisuvad asjad väga veidraks lõpuks. Palju sa kannatad kriitikat, kui mõned sõbrad või keegi ütled, kuule, et näed, sa tegid sükse asja, et ma ei tea, ütleme, et see on jama või? Ei, see on minust kõige parem asi ever nagu, et korraks on kindlasti valus mõne asja pärast, et kõige üks on inimene, aga siis mõtled, kurat, äkki ongi tõesti niimoodi, Et midagi nagu märkamata protsessis? Jääbki, nii palju on juba tehtud asju, et sa saad ise aru mingil hetkel, et tekib stagnatsioon. Et see on, see ennast hakkab kripeldama ja kui keegi ütleb kõrvalt, et siis jah, nii on, et midagi polegi teha. Kui kerge on sul selle filmi või selle seriaali tootmise juures olnud, et sa langed stampi või? No seal nagu väga ei andnud, sest et sa tegid mitut seriaali korraga, et sa nagu ainukene probleem oli ajapuudus, et aga seal nagu see kõrvaltpilk oli selles mõttes täitsa olemas. Et selles mõttes oli nagu vähe parem, et ma just mõtlen selle kultuuritöö peale, et siin oli seda kõrvalpilku palju vähem. Tunduks nagu vastupidi, et vaata, kui palju on ju vallas inimesi ja igaüks võib ju arvata ju, kuule, kas see pidu õnnestus või õnnestunud. See on jälle see vahe, et kui ennem ei ole mitte midagi, siis on midagi, siis ei tehta vahet. No seda küll, et saad mingi lati kuskile kergitanud on ju, et siis... Ja, tegelikult väga palju nagu oleks saanud paremini teha kõik asju. Ikkagi kui veel filmi ja seriaali tootmise juures püsida siis teemaga, siis mis on sinu jaoks hitt, mida sa heldimusega praegu mõtled, see on sinu tipp, mida sa oled saanud teha?
mis sind kõige rohkem kõnetanud on või no Ove Mustinguga tegime ühte reklaami, kus oli tigumees ja selline wrestlingu, nagu tegime nagu wrestlingu saate reklaami asemel nagu, see oli nagu erakordselt lõbus töö, ja seal juhtus ka kogu aeg hästi palju lõbusaid asju, et no see oligi nagu totaalne seiklus, aga no meie jaoks oli see esimene, kes ma tõsiselt töötasin, oli Viimane Võmm-seriaal ja seal lihtsalt sattus ilgelt lahe seltskond kokku nagu, et see muutus see selliseks sotsiaalseks projektiks, et täitsa äge oli, noh, nina pidi koos seal olla inimestega, kellega oligi nagu lõbus koos olla kogu aeg. Nagu klassiõhtu iga õhtu on. Ja noh, ka kogu aeg juhtus ja oligi kogu aeg lõbus, et see seiklus oli pigem. Ma olen ka seda täheldanud, et kui su ümber on sellised inimesed, kellega sul nagu, ütleme, vere see grupp sobib, et siis nagu anna minna, kaas põhja. Ja kui sa tunned, et ei sobi, on mõistlik kohe kõrvale astudast, et varem või hiljem sealt ei koorub midagi sellist, millega sa ei taha elu seest nagu tegeleda. Just, su enda nagu energia läheb kuskile musta auku tagasi saamata. Võt selles ongi asi, et selle filmi võttes ja kultuuritöös on täpselt sama asi, ongi see, et sa pead kuskilt selle tagasi saamast, et see põhimõtteliselt mõlemad tööd neelavad 100%, et kui sa sealt tagasi ainult negatiivset tagasisidet, siis inimesed põlevad läbi, Et nagu üks asi on saada raha, eks ole, töötasus on üks asi, aga kui sa emotsionaalselt midagi... mõlemad tööd on sellised, millega sa töötasu peale väga loota ei saa nagu. Millal see enne siin kultuuri eest on rikkaks saadud? Ei, saun on ju ehitatud, vaata, tore saun on. See ongi sinu honorarides ehitatud saun. Põhimõtteliselt, muidugi toetused igalt poolt mujal ka on nii vanematelt kui pangalaenud, aga ikkagi põhimõtteliselt on see seriaali rahadest ehitatud saun. Põhimõtteliselt siia võiks kunagi seina peale välja palla kivi mingisuguse gravüüri, et siin töötas loob ja avastab ja... Jah, kõik majad võib täis panna neid silte. Ongi hea vaata, et kauemaks Kadrinasse jäänud, igasse hoovi tekkis juba mingisugune ausammas, et... Sa nüüd püstitasid jah siin üks kultuuri tänav, eks? Ja, loodan, et seda saab edasi teha. Ei, see on väga hea mõte. Muideks, ilmselgelt on meil minul aastast 92 on üks sama inimene, kes sinulgi on väga hea meeskond tööta, meil üks ja sama. Sa võiksid ära arvata, kes see võiks olla? 92 aasta. Ja, mina nägin ja otseselt temaga ei tutvunud, aga Mare Raidma. Ei, aga jah. No see filmimaailmas. No Jüri Jaanus siis. Ei, üks naisterahvas. Just helistas. Tegu on naisterahvaga, kellega ma nüüd jällegi teise kultuurisündmusega hästi palju kokku saan, aga siis võmmi teemal sa kindlasti temaga oled hästi palju kokku saanud. No siis sa oled Gerda Kordemetsaga. Just. Ja andis välja mõelda, aga tuli ära küll. Mul oli 92, kui nad tegid Palmses seda, Jaan Kolberg tegi seda ja Jüri Rummi. Siis Gerda oli seal asjapulk. Gerda töötas ju samal alal ka natuke aega nagu minagi. Üldse väga palju tuttavaid sattus sellel ajal tööl, et Antti Reintal töötas samal kultuuri nii edasi. Nii et see ikkagi inimesi, keda huvitab, need saavad kokku, on ju? Mingil hetkel saavad, jah. See ongi nagu huvitav, et kui ma töötasin klubinduses, siis väga palju tuttavad, kõik põhimõtteliselt rokiklubid olid ühe sõprusringi käes. Ja nüüd vaatasid, et hakkab seal kultuurimaailmas hakkab samat moodi olema, et vähemalt 6-7 sõpra töötasid parasjagu. Lemo just tuli sama töö peale ja vaatasidki, et no kurat, nüüd on kõik sõbrad on kultuurijuhid järsku. Vanusega tuleb. Vist vanusega vaata, mingi kiiks käib kuskil mingi klõps, et või midagi. Kutsutakse tagasi või endalgi jääbki niisugune mõte, et võiks tagasi anda selle, mis... Et miski on tegemata jäänud võib-olla, eks ole, tahaks noori õpetada hirmsasti, jah? Ma ei kipult siin väga noori õpetada midagi. Millest on väga kahju, tegelikult oleks võinud ise endale mingisuguse järeltuleva põlvkonna sinna valmis ehitada. Jah, aga ma arvan, et sa siiski oma, ütleme, mis räägime ka Kadrina muu teemasel, kultuuri teemal, sa kindlasti oled üks ere näide ka noortele siin, keda sa oled siin rahvamajas juhendanud või vähemalt vaikimisi, mitte nüüd ma hakkan juhendama, mitte seda on ju? Ei, kindlasti ja juba selles pärast, et kui sa vaatad Eestis ringis rahvamajades väga noored ei käi. et siin ma tegin uksed lahti ja eks on pahandusi olnud, aga lõppkokkuvõttes jääb neil mingi side kultuuriga
läbi rahvamaja vähemalt. Et see nagu saavad adu, et see nagu neile on ju. Ja, mitte lõhkumiseks, vaid ei no, jaa, eks noortega ikka alati juhtub, et endalgi. Ikka jutub. Kuule, aga sa ükskord olevat ju lennujaamas kinni jäänud. Mis lugu sellega oli? Ja. See oli, tegin Vabad mehed seriaali, see oli niisugune kaitseväe seriaal. Ja meil oli niisugune võte, kus sõdurid jooksid siis üle välja ja seal plahvatas igal pool. Pam. Ja noh, ma pidin kohe otse võttelt lennujaama põhimõtteliselt, nagu ikka tavaliselt see käis sellel ajal. Ja no, raputasin koti tühjaks, aga ühe sahtli ei raputanud. Ja siis mitte meelega ei raputanud, ma lihtsalt ei pannud tähele. Ja seal sahtlis tegelikult, millega ma vahele jäin, olid siuksed kus 40 sentimeetri pikkused käärid, mida see masin näitas ja siis, kui nad seal koti lahti võtsid, siis seal oli pomm, jah. Ei olnud käärid, vaid. Oli pomm ja noh, seal oli see, et need pommid on tegelikult papist kestas, et ma ei tea, kas seal kõva häälega tohib rääkida. Et see oleks võib-olla jäänudki märkamata. Aga ju siis olid head skännerid võib-olla või? Ei no tore, et see jah, välja tuli, et ma arvan, et see oli nagu Tallinna lennuväljal ja väga viisakalt käituti ja kõik oli nagu tore selles mõttes, et öeldi, et seda tagasi ei saa, noh, ei olnudki väga tahtmist tagasi saada. Tahtsid suveniiri vist, et. et kui see oleks juhtunud, näiteks ma kujutan ette kuskil Frankfurdi või sellisel lennuväljal, siis oleks minu jaoks olnud suht pikk ja ebameeldiv protsess, mille oleks läbi tegema. Ja võib-olla me ei istuks siin, see istuks võib-olla mujal praegu. Noh, ma arvan, et see koht oleks, mille peal istuda oleks terveks saanud selleks ajaks praegu. Karm lugu, jah. Et jah, kui see oleks juhtunud kuskil mujal, ma arvan, et see oleks palju hullem olnud, et su müts maha Tallinna lennuväljal, et väga viisakas suhtumine. Ikkagi inimesed ju, saad aru? Ja. Said aru vähemalt, et sa ei tulnud nagu õhku laskma. Ei olnud jah sükest plaani. Aga tänu sellele filmi võtetele, noh, relvakäsitlus oli igapäevane, see tähendab seda, et lennuväljas võeti mind alati maha. Et mul olid alati mingid püssirohujäägid või mingid midagi kahtlast oli kogu aeg. Tulukaks punaseks, vilkume punaselt. Ja, no esimene, ma mõtlesin, et mul hakkabki olema nüüd nagu, et kõige esimest korda ma läksin kunagi bioloogialaagriga, läksin Soome ja siis mul oli tohutu suur stend erinevatest taimedest oli kaasas ja siis võttis mind, narkokoer võttis mind maha koos selle stendiga, siuke kordi hipi läheb kordi, arvab, et saab igas jamaga üle minna ja siis mõtlesin, et noh, nüüd ongi nagu kogu aeg nii, aga nüüd paar viimast korda olen saanud täitsa rahulikult lennata juba. Mina sa tea, kus sa midagi siin jälle salaja kuskil oma laos näppinud oled. ja mul oli ükskord USA president külastas Tallinnat ja ma sõitsin jälle filmivõttel läbi kesklinna ja siis mõtlesin, et mine perse, kui nüüd haarang tehakse või kuskil kinni võetakse. Siis saad igasuguste jääknähtudega kõik lõhkelaengute ja muud asjad. Noh, ja kui sa teed politseiseriaali, siis sul on autol silmini niisuguseid asju täis, mille kohta tahaks küsida, et miks sul see autos on. Tallinna lennujaamaga mul endal ka ju kogemus filmi teemal. Ja tegelikult kunagi ma lendasin Vilniuses Apple'i vendile, Baltimaade Apple'i vendile ja seal lennujaamas oli siis paras seltskond, keda siis Eestist siis Mäki esindajad nagu saatsid, fotograafid, kes siin nagu on mingi kliendid ja siis mina ka, kes ma pidin väga asjalik klient olema, väga tunnustav, aitäh. Ja ma kohtusin seal üks seltskonnast oli Kristjan Jaknuudi. Ja see, et me lendasime sinna Vilniusesse, see event oli hoopis teisjärg, meil terve tee edasi tagas nii palju filmi ja kino teemal rääkida, nii et üks asi teiseni täiesti, nii sealt mul tuli ka Ofeelia matused ja pärast, mis kõik igasest, mis siin assistendiks, nii et Tallinna lennujaam on märgiline koht. Ja, no siis lendama kipuvad ikka need inimesed, kes on aktiivsemad. Jah, ma ikka olen ka seda noortel ka öelnud, et kui sa kogu aeg kodus istud ja lihtsalt scrollimine on ka tore, ma ka aeg-ajalt scrollin, aga et see vii nagu edasi sind. Käi ja suhtle, saa inimestega kokku. Jah, seda maailma ei tea, eks igased lolle ideid võib igalt poolt tulla, aga ma arvan ka, et suhtlemine on ikka kõige olulisem asi ja täitsa näost näkku suhtlemine. Sellest oligi nagu pull, et kui ma lasin noored nagu Kadrina rahvamajja omaette toimetama, siis
siis mitte keegi seal nagu väga ei scrollinud et võib-olla äkki noortel on nagu kopp ees sellest kuradi kükitamisest ja scrollimisest. Ma arvan küll, jah. Ma arvan küll, ega nad rumalad tegelikult just ei ole. Mingi hetk lihtsalt, jah. Aga selle Rahvamajas ka üks väga äge asi, mida sa oled seal teinud, on need plakatite näitusi ja asju. See on ju ka täiesti ju fenomenaalne asi. No praegu on nad laiali viidud sinna maja peale, seinte peale, et ma loodan, et tulevane kultuurijuht jätkab seda, sest et tegelikult mul on neid plakateid küll ja küll seal veel ja ruumi on ka veel neid seina peale panemiseks. Tegu oli see artistide nende... No seal on etenduste plakatid ja paar isegi poliitilist plakatid, mis jääb väga kaugesse aega, mis on põnev vaadata. Ja... Posterid sellised. Jaa. Et see on ju oma, et teema nii nagu vinüül. Ja praegu koguvad väga paljud. Endalgi on päris korralik kogu tekkinud. Mina mäletan aastat 80 paiku vist oli ju, Tallinnas oli selline põllkoht nagu Plaadimägi. Ja sina ka ju seal ju käisid vist üsna sageli plaati. 89 lõpus vähem ma mäletan. 89 või 90 ma hakkasin nagu käima, siis ma käisin nagu iga jumala päev, et buss sõitis Kadrinnast Tallinnasse 3,5 tundi. Ja siis jõudsid cirka 2-3 tundi varem kohale seal. Vahepeal käisid Kadakaturul ja õllasid seal pärast Kiiu tornis, kui samasugune külm ilm oli, siis tegid hõõgveini ja siis sõitsid jälle õhtuse rongiga tagasi. Aga see plaaditurg tegelikult pole noorem kuulaja võib-olla ei tea, mis asi see oli? No see lihtsalt ta oli kaks väärtust, üks väärtus oli see, et muusikat oli raske kätte saada ja seal vahetati siis plaate. Seal oli nagu erinevaid vorme, neid vahest vahetati tunniks ajaks, vahest vahetati nädalaks. Reeglina minu jaoks oli nädalane tsükkel oli oluline. Ja siis teine oli see, et kõik muusikaga seotud inimesed said kokku seal mäe otsas. Et see saidki nagu kogu Eesti nagu sükse alternatiivmuusika maailm oli kõik seal mäe otsast, et ei olnud ju mobiiltelefonagi ei olnud, me ei räägi siin internetist, et lihtsalt kõik teasid, et kell 11 on kõik seal koos, oli vist kell 11. Nädalavahetusel oli tavast. Pühapäeviti. Ja siis oligi terve Eesti muusika ringkond oli kohal. Ja see plaadivalik oli tegelikult iseenesest ju üsna lai, aga... Ja tänu sellele, et need ei olnud toodud ju palju Eestisse, aga need vahetati oma vahel, tänu sellele sa said ikkagi üsna korraliku kogu endale lindistada, kui oli raha kassette osta. Sest tegelikult ju plaadid toodi peamiselt ju meremeeste kaudu ja igasuguselt igast moodi, tegelikult ikkagi näiteks kultuuriinimesed, need said ikka päris korralikult sellel ajal juba reisida, et nõukogude aeg midagi sisse tuua või kuskilt poest osta peale Raimond Spaulsi nagu väga palju ei saanud. Jah, see on erinevad ajastud, et tegelikult 80-ndatel ma arvan juba sai, et 80-ndatel toodi ikka päris meeletud. 80-ndatel juba vaikselt ju pressiti siin igasuguseid heavy vinüüle. Tõenäoliselt ilma litsentsideta, nagu see kõik nõukogude aeg käis lihtsalt suvamisse autorikaitse. Alguses ei olnud isegi peal kirjas, et millega tegu on, et oli lihtsalt popmuusika oli plaadi peale pressita. Et igasugust pulli asja, aga see muusika teema on sulle ju mitte ainult plaadi kuulamise või ümberlindistamise osas ju päris tähtis, sa oled ise ka ju muusikat tegelenud päris korralikult. Ja see sama plaadi turu juurde näiteks tagasi tulles siis 2008 ma taas elustasin selle ja ma praegu siiamaani, et praegu just käis, eile kirjutasin peale Tallinn Music Weekiga, et tuleb jälle uuesti plaaditurg, et ma korraldan ikkagi seda väiksemas formaadis edasi, vanasti tegin ka iga pühapäev, et aga nüüd siia Kadrinasse tulles ta vaikselt hääbus, et teised inimesed võtsid üle ja tore, et nad võtsid, vabandust, aga suuremaid plaaditurge ma teen ikka edasi ja muusikaga jah, ma olen olnud seotud nii kaua, kui ma mäletan. Ja peamine siis pealkiri sellel on siis Loits, ansambel Loits. Ja, enne seda oli veel päris palju. Et ka siin samas Kadrinas alustasin kunagi. Ja. Millest see algus sai? Sõpradega kuulasime raadiot, mõni äge lugu oli ja klassivendadega üritasime järgi teha vaikselt ja alguses saime kooli mingit tehnika jupaaval laulmisõpetajalt, mingid vanad rondid ja sealt edasi siis kolisimegi Rahvamajja ja esimesed lindistused on 90-ndal tehtud juba Rahvamajas. Sa olid nagu kitarri taga peamiselt või? Kitarr ja kohe pidi häält ka tegema hakkama.
no see on siuksed jah, see meil ei käinud see nagu akadeemiliselt. Jumal tänatud, et kui sa oled siukene koolibändimees, siis sa pidid esinema mingi kooliüritustel ja harjutamas käima seal õpetaja juhendamisel ja no see siuke maailm ei ole mulle kunagi sobinud ja jumal tänatud, et me kuidagi pääsesime sellest. Kellegi lõpuks niisama mingit nagu vanasti tantsu tarifikatsiooni pärast, et saada jälle mingisuguse uus võimendus või mingi uus kitarr. Need tuli kõik ise muretseda ja see oligi tegelikult kõige ägedam asi selle asja juures, et see asja ajamine oli nagu, see õpetas väga palju. See, ütleme, kui me räägime Loitsust praegu, siis Loits kui muusikaline kooslus, ma ütleks niimoodi heas mõttes, see on ju löönud laineid mitte ainult Eestis ka või ka kaugemalt. Ja, et noh, see aasta või eelmise aasta lõpp hakkas nagu eriti huvitavaks minema, et meil on tulnud nüüd nii Ladina-Ameerika tuuri pakkumine kui Aasia tuuri pakkumine, et mis segab? Või lähete ikka? Need on siuksed piirkonnad, kui sa lennuki peal ei istu ja ei lenda. No ja sa võid käima kuskil läbi. Siis sa ei tea, kas see toimub või ei toimu ja siiski ei tea, et on bände, kes lendavad kohale ja ikka ei toimu. Aga noh, ei, see on äge, et see on, Loit saab see aasta 30 aastat vanaks ka, et see on täitsa põnev aeg tuleb. Nii et põhimõtteliselt täiesti tegev bänd juba ja hakkate kukerpillidele vaata järgi jõudma või? See 30 veel kukerpillid ei ole, aga noh. Ja ei, selles mõttes, et me olestasime õigel ajal ja 90-ndate black metal on hinnas ja me oleme selle piirkonna Baltimaade kõige tuntum black metali bänd, et see üsna korraliku häält teete. Jah. Erti sina käid, kui sa mikrofoni veel ka kätte saad. Ja nüüd pikka aega pole teinud, et tuleb hakata mõtlema ka uue plaadi asjade peale. Ja ka mingi unplugged varianti ei ole, Loits unplugged. Kuidas see võiks kõlada? Ei selles mõttes, et mitte esinemise jaoks ei ole mõelnud muidugi, aga on vähe selliseid spetsiifilisemaid sündmuseid, mille jaoks on palutud isegi, et tee midagi. Jah, et ma küll ei kujuta ette, üks välja võiks näha, aga no mingisugune ju päris pull võiks olla, nii kui siin on teisigi artiste, kes on oma lugusid teinud hoopis teises võtmes ju, Salsani välja. Ei, teises võtmes meil tuli üle-eelmine aasta, tuli 7-tolline välja, kus on väga teises võtmes on Loitsulood. Me oleme nii tantsulises võtmes teinud kui ka täismüra. Nii et täismüra. Jah. Teil on ju kuulajaskund on ka päris lai ju. Fänn ja päris palju. Ja, just praegu eile suhtlesin tütarlapse, kes tuli Soome meid Tšiilist vaatama. Et see on siuke. See on ju äge ju. See on ongi nagu, nagu palgapäev mõnes mõttes sul. Et siukse muusika maailmas on see, et ta on siuke eriti karm ja mürgine ja siis esinetakse suht vähe ja ei saagi väga esindast, ei lubata esineda ja siis lendabki pool maailma kokku, siis ongi põnevam. Et see on siuke päris põnev. Millal või kas on mingi lähiajal siin Eestis ka teid näha kuulda saab? Ja nüüd peame tegema kindlasti jah, kui on siuke ümmargune number, aga me ei ole veel otseselt plaaninud, et meil on tunde pealt või? Mujalt asjad tuleb ära teha ja siis vaatame. Et tahaks teha midagi siukest, mida nagu varem teinud ei ole, et siis ja ausalt öelda see ka vist Eestis rohkem sellest laadi nii ägedaid rajubändi vist ei olegi või? Kindlasti on, aga see samas naaber, kus ma enne mängisin Rakverest on ju Tarapita, ja, seda küll. Et nemad on ka siiamaani vastu pidanud kenasti. Ja. Nemad said 30 eelmine aasta, et ma olin ka nendega laval. Ja, Tarapita on ka päris pullbänd tõesti. Ja siuke põrandaaluses maailmas neid Eestis on nüüd selliseid bände, ma arvan, mingi 30-40 tükki äkki või. Rohkem veel, ma arvan. Et kui keegi tahab teada saada, mis seal maailmas toimub, siis Estonian Metal.com on siuke leht, mida ma kureerin siis. Tasub minna vaatama. Tasub kuulama, minna vaatama, et tegelikult on päris, seal on niisugust ajalugu panen ka üles, et peabki vaata ja muidu ju ajaga ju asi tuhmub või inimesed unustavad ära või inimesed kaovad meie seast, vaata. Eesti death metalist on kirjutatud väga äge raamat isegi iseenesest ja seal on Kadrinat on väga palju sees.
Ma ei imesta. see on see, et ma 93. aastal tegin siin 2-päevase festivali laululaval väikse tatina. Aga tuli välja niimoodi, et enamus need aktiivsed liikmed on tänase päevani aktiivsed liikmed. Järelikult see on nende teema. Jah, see Hellade, Vellede ja Shannoni tüübid. Ja. Nii et see kandub nagu jällegi mööda mingi geeni moodi edasi vist või? Jah, see sama nagu see alustades Plaadimäest ja edasi, see ringkond on kitsas ja kõik tunnevad kõike ja... Kas on, mingil määral on see ju äge, aga teistpidi, kas on jälle jama, et meid on nii vähe? Noh, selles mõttes on jama, et igale bändile nagu see stardipakett on suht kitsas, et sul ei ole infrastruktuuri ei ole ja publik on loetud, et killemalt suurema maa bändidel on lihtsam startida. Aga sealt edasi on maailm lahti ikkagi täpselt ühte moodi kõigil, et ja loomulikult, kui sa oled mingi tuntud skeene bänd, siis on sul märkimisväärselt lihtsam, siis see maa päritolu maa on sinu kaubamärk põhimõtteliselt. Jah, mingi sügune müstika, mingi Estonia, eks ole, mis kivi see selline on. Ja see põhja läks. Kuule, aga Rakveres oli aastaid, oli ju Green Christmas, sa oled sellega ka seotud väga tihedasti olnud. Ma seotud ei ole olnud. Ma olen mänginud seal lihtsalt. No ikkagi, see on paratamat. See on Gunnari teema, jah. Gunnar Viise. Jah. Aga see sai mängida ja see oli selles mõttes väga tänuväärne üritus, et ta ju lõpuks kasvas ikka väga suureks festivaliks. Isegi lumi tuli maha, vaata, et mis see Green Christmas. Jah, võib-olla ma ei ole seda nagu linki jälle kokku pannud, aga kindlasti oli lumi maas. Et ma olen seal käinud nii bändiga esinemas, kui lõpuks juba plaadifirmaga plaate müümas igast asja. Jah, ma ei ole seal ise nagu tõesti ütlen ausalt, ise ei ole kuulamas käinud, kuigi vahepeal oli oht, et äkki ma pean minema kaameraga sinna midagi jäädvustama. Aga see oht jutumärkides siis nagu langes ära, mingi muu teema tuli. Jah, aga see Green Christmas on pildilt kadunud ka väga pikka aega. Aga äkki lihtsalt on mingi paus lihtsalt, ma kujutan ette, aga ma kujutan ette... See on nii keeruline protsess. Orgunnimine on ikka üks jagu vist. See, mida Gunnar seal Tallinnas praegu teeb, see rockfestival ongi põhimõtteliselt nagu suurem Green Christmas. Oma olemuselt on väga sarnane minu arust. Kolis nagu seda geograafilises mõttes mujale. Ja, ega see ei ole nalja. See ei ole see, et ma võtan leiva ja panen vorsti peale korra siin. No, jah. Ma võin orgunnima. Ma mõtlen, kus ma selle leiva ostan. Orgunnima. Eks need käima tõmbamistega on alati, sa pead väga pikalt seda miinust kannatama, nagu see asi tööle hakkab. Noh, Eestis on ju need pikalt toimivaid festivale küll, et see on nagu Hard Rock Lager, kus on siuke hästi lojaalne publik. Viru folk ja. Viru folk, ja noh, kui ma mõtlesin praegu nagu metallimaailmas, ei no, ma olen ka Viru folgile seal sebinud paar metalbändi ka, et ma olen olnud abiks neil ka. Ja see ju tegelikult see on kõik muusika. Folk võib ka käredamalt teha. Ja, kuigi see käredam folk on ikka siuke rahvapeletaja pigem kui rahvameelitaja, ma arvan. Noh, Eesti mõistes. Mis, kui see nüüd see stiil, see hard rock ja siin nagu natuke kõrval jätta, mis muusikastiil sind veel kõnetab? No üldse mu lemmikbänd on Laibach, mis nüüd ka Eestisse tuleb. Et no see metalli osa päevases menüüs ei olegi üldse suur mul. Et ma sellist alternatiivset elektroonilist muusikat kuulan hästi palju. Neofolki ja sellist staffi ka. Ja noh, kõik, mis jääb sinna Depeche Mode'i kanti, EBM-i ja... Klassika sõnades mõttes? No see tänapäeval tehakse edasi lihtsalt vähe rajumal moel. Uues võtmes. Jaa, et sellist huvitavat, põnevat põrandalust muusikat on väga laialt, et noh, paljudel ei oska ju nimegi öelda, et mis ta on, igaüks leiutab oma termini. Ja läheb nagu uus asi jälle tuleb jälle. Vanad asjad uues kuues? No, jah, vanad asjad uues kuues. Mingist hetkest nagu sai see vähemalt popmaailmas nagu sai see uute asjade tulemine otsa. Et ma olen kindel, et kuskil elektroonilise muusikamaailmas leiutatakse iga nädal uus muusikastiil äkki jätkalt edasi. Aga jah, et läbimurdes ei ole ju ammu juba mitte midagi uut juhtunud. Kui palju sa bändi asjas tänapäeval hästi populaarne kasutada AI-d? Mina ei kasuta üldse, aga no ma ei ole teinud ka, vaata pikka aega nagu mingid plaati, et võib-olla ma mingi idee otsimiseks kasutakse, et ma ei ole nagu
ekstreemselt AI vastane, et me peame lihtsalt harjuma selle AI-ga nagu kunagi harjuti Photoshopiga täpselt just. Et see inimese faktor peab jääma, et see, et AI-d halvasti tehakse, see on lihtsalt see, et tehakse halvasti, maailmas tehakse väga palju asju halvasti. Enamus asju tehakse maailmas halvasti. Mingi 1% tehakse hästi, et see sellepärast ei saa nagu AI-d nagu maha suruda, et ta teeb nagu inimese fantaasia, inimese elu nagu väga palju lihtsamaks. Aga ta teeb ka laisemaks ta võib-olla? Laisemaks ta võib teha küll, laisemaks, aga no kui sul see sisemine tung on ikkagi teha midagi väga ülikvaliteetselt, siis ei tohiks ka see AI jälle segada, et ma siin kõrvalt nagu reklaamimaailmas näen, et seal on AI üle võtnud ja eks see võtab üle ka igal pool tehnilises maailmas, kus on ehitustel igasugustest asjadest, aga siis ongi see, et ühel hetkel sa saad ehitada järsku siukse asja, mille peale sa ei tulegi, tänu sellele, et AI mõtleb välja selle valemi, kuidas moodi see tugevusvalem nagu püsib, et äkki ehitatakse siuke maja, et vaatad kord, see ei tohiski üldse püsti püsida. Aga tehisintellekt on selle välja mõelnud, eks? Selles mõttes, et jälle inimesed kardavad, et kui sa kuulad neid tänapäeva pop-bände, siis põhimõtteliselt pannakse samat moodi klotsidest see muusika kokku, et ongi mingist pangast, kuhu keegi toodab neid käike, nagu Lego klotsidest laotakse kokku. Samplid, eks ole need. Ja, või enne seda rockmuusika maailmas oli samat moodi, et ega need kombinatsioone ju lõpmatusel ei ole ja siis neid laoti ükshaaval kokku, et ei ole keegi saladustki teinud sellest, et kogu aeg laenati see AI ei käitu kuidagi moodi teistmoodi. Ta käitub ikka nii, nagu inimene ta õpetanud on vist tõenäoliselt. Ja ma arvan küll jah, et kuigi ma olen üsna kindel, et kui tal need kombinatsioonid kõik selgeks saavad, siis ta on ka suuteline midagi ise täiesti uut välja mõtlema. Et ma ei arva, et ta on kuskil inimvõimete piiridesse pidama jääb. Sest nagu ma ise olen ka vahel näppinud, võtad iPadi ette ja seal on võimalik ise muusikat ja seal on samplid, värgid ja panedki ja mõtled, et okei, kas ma siis olen ka nüüd autor või? Kas ma olen ka nüüd ma olen Bird Touril enne? See autorluse probleem on ju õhus olnud ka juba, ma ei tea, 60-ndatest on ju. Et kus kohast see siis nüüd lõpebki see laenamine ja hakkab siis nagu uus teema, eks see läheb nüüd kordade ees keerulisemaks, et autorluse teema. Jah, see teema on tänapäeval ka need pop-artistid, mis ainult kasutavad ju kuni Bachini ja klassikani välja need omad teatud meloodia, need käigud, eks ole, siis ehitavad oma loo sinna peale. Ja, no ma ütlen, nagu ma rääkisin, et mingi seltskond toodab siis nagu sinna panka neid erinevaid käike ja siis nendest tarvitatakse need. Tullakse kambakesti kokku, vaadatakse mihuke äge kombinatsioon tuleb sellest kõigest. Ei võibki äge asi tulla, ma ei ütlegi midagi vahest. Aga see lihtsalt sellepärast kõlab see tänapäeva muusika ka liiga ühtemoodi. See võib olla mingi vanainimese jauramine, aga Ei, mitte vanainimese jauramine, vaid sul on elukogemuslik jauramine, ma arvan. Sul on võrdlus võib-olla 20-aastane versus 50-aastane. Ei no loomulikult, kui seal siuke Frank Zappa tuleb kohale, kes absoluutselt ühestki reeglist nagu kinni taha pidada, siis ta kindlasti suudab luua midagi uut, jah, et rohkem Zappasi tällases päeva. Mitte, et ma tohutu suur Frank Zappa fänn oleks. Aga no ikkagi artist kui säärane. See on hea näide lihtsalt. Me ei saa eitada, eks ole. See on väga hea näide selle AI jauramise kohta ongi see, et meil on olemas siuke asi nagu naivism. Ja naivism on siukene kunstiharu, mida mitte kuidagi moodi ei saa jäljendada. Et see inimene, kes tuleb ja joonistab selle kummalise asja, mis tema peast tuleb, siis see ei ole nagu, seda ei saa nagu jäljendada, see on lihtsalt see üdini selle inimese asi. Püüa siis seda kuidagi teha, eks ole. Aga see ongi äge, nagu see on siuke ankur, mis toob nagu sind selle reaalsusse tagasi, et tegelikult ikkagi kuskil maal on see siuke kreatiivne pool ka, mida ei saagi jäljendada. See ongi see isikuomane või eks ole või... Seal ei ole see kunst, see õppimine, nagu saksa keeles on kunst, on siis oskus. Et seal ei ole see kunst, ei ole nagu ära rikkunud seda puhast loovust.
mis inimese seest tuleb. Ja ongi alati öeldakse, et kunst on kunstis kunsti näha Noh, kuidas keegi, eks ole, tõlgendab enda jaoks ükskõik muusika või ma ei tea, visuaalne kunst või? Noh, eks ma ise ka ei tahtnud nagu muusikat õppida või ma ei tahtnud minna sinna ühtemoodi treitud inimeste maailma. Aga nagu loomulikult on see teadmised vajalikud ühtepidi, teistpidi tänapäeval ma mõtlen, et eks sa ikkagi samat moodi laenad lihtsalt kuskilt mujalt. Kasutad nii-öelda kogemusi. Jah, ikkagi lõpuks oled osa sellest ühiskonnast, sa ei ole midagi, sa ei saa ennast välja lõigata. Kui palju, sa ütled, et muusikakoolid ja muud asjad viivad nagu inimesed nagu kuskil kastidesse või raamidesse, et kui palju ta sind mõjutanud on siis? Mind ei ole muusikakool saanud kuidagi mõjutada, ma pole lasknud mõjutada. Sa oled juba nii teadlik olnud muusikakooli aeg või? Ei, ma ei läinudki üldse muusikakooli. Ma olin ka nii teadlik, ma tulin 3. aasta lõpus ära. Et mind pandi poiste koori ja üldse ei tahtnud käia, siis sain märkuseid nii kaua, kuni välja visati. Ja kuni hinne, ei ma ei läinudki kohale enam üldse, see muusika hinne lihtsalt ei tõusnud sealt 3-4 kõrgemale enam. Mina olen poistekooris ikka isegi laulupeal käinud. Laulupeale ma ei käinud, aga siin koolinoorte laulupeal. Igal pool laulmuses sai käidud küll jah, kahjuks või õnneks ma ei tea, ei olnud päris minu maailm. Aga iseenesest, kui hariduse teemat rääkime, siis sul on ju muusiku kogemust olnud juba päris mitu aastat. Kas on mingit erinevust, kui tuleb tõesti mingi, heas mõttes mingi noor tuleb tänavalt ja kui annad sulle pilli kätte ja ta pole päevagi muusikakoolis käinud? On erinevus see, kes on muusikakoolis käinud või see, kes tuleb lampi, hakkab kohe ise genereerima mingit teemat? No nii palju kui on inimesi, nii palju on erinevaid variante, ma arvan. Et sa ei saa nagu öelda niimoodi, kus muusikakoolis käinud, et see on niisugune on ja? Jaa, et kindlasti mingi vahe on, aga kas see nii märgatav on? See inimese andekuses või selles maailma pildis on rohkem kinni, ma arvan. Ühtepidi on... Et ka siis, kui sa oled omapärane inimene, ega see muusikakool ka sind ära rikkuda ei saa. Täpselt, nii. Ja sa saad mingi basicu, saad mingi koolkonna info saad kätte ja teed ikka oma. Jaa, no, ma ei ole üldse muusikakooli vastane inimesest. Ei, ma ka ei ole, lihtsalt ma olin laisk, ma ei viitsin minna edasi käia. Et eks need baasteadmised on ju ülivajalikud tegelikult. Ma olen ka oma filmikursusel rääkinud oma koolis õpilastele, et me räägime filmi tegemise A ja B, kuidas kaamerat õiget pidi kätte võtta ja eks ole sihukest asja, olulist asja, eks ole. Mõtlesin, miks me seda räägin, siis te peate teadma nagu lihtsad elementaarsed reeglid. Ja kui te neid teate, siis hakkake need väänama. Tehke enda moodi, aga te peate teadma, mida te väänate. Ja, noh, opedega on nagu väga lihtne, et võtad kordi mobiiltelefoni kätte ja teevad pildi sellise, mida nagu sa, vaatad, poleks kuidagi tultki selle peale. Et seal on puhtalt andekuses ikkagi kinni, et see sul peab mingi geen olema, mingisugune kiikse olema sees. Paljud ju ei olegi õppinud üldse kuskil, polegi kuskilt õppida olnud vanasti. Tuli lihtsalt hakata tegema seda tööd. Ega ma ei ole ka ju diplomeeritud operaator. Okei, olen aasta aega Jüri Tallinna operaatorite koolitusel käinud ja sellega lõpetanud, aga näeks olen praktikute juures käinud assisteerimas ja filmi võtad samamoodi jälgid. Mitte tühja, vaid see ekstra ülesanne, mis meil seal on ja taustanäitlane, ma jälgin kogu aeg, kuidas meeskond töötab. Et jõle pull on see, et sa õpidki niimoodi praktika minu eest, nagu see lause on öeldud, et tõe kriteerium ongi praktika. No selles mõttes on jälle, et nii palju, kui on erinevaid inimesi, nii palju on ka erinevaid meeskondasid ja töömudeleid, et sükke Eesti seriaali kütmine, kus on iga töö peal ongi ainult üks inimene või 2 äärmisel juhul. Aga sa vaatad, kui läheb juba see meeskond suuremaks, siis hierarhiat tegijad ja seal on asjad käid hoopis teistmoodi. Jaa. Et mu esimene debüütfilm Õnnelikud inimesele ma tegin ka põhimõtteliselt üksi. Tänu sellele, et ma ikka nii palju hoidu olid, ma võtsin oma kunstiõpetaja Heidi Reis endale kunstniku ametis, et et lihtsalt, kui teda ei oleks olnud, ma vist oleks juba ammu aknast laipad kõike teha täpselt nagu Mart Sander, ma ei tea, et ma saan aru, mida Mart Sander teeb oma produktsioonis. Ei, see ei ole mulle. Mul peab olema meeskond selles mõttes, kas see väike, aga igaüks vastutab oma rea eest, mitte ma pean möllama näitlejatega, logistikaga, stsenaariumiga, valgusega, kaameraga. Et see on võtab ikka klemmi kokku küll.
jah, olen, mida sa teed, on ju, usaldus peab olema nii või naa, aga sa võid, noh, ongi asju saab teha üksi ja asju saab teha kambakest, et ei ole nagu reegleid, et kui mingi kindel asi, mis sa tahad teha üksi, saad üksinda ka teha. On sul elu jooksul olnud keegi, kes on sinu jaoks olnud nagu heas mõttes nagu nõude aeg oli meil suureks õpetajaks Lenin on ja, et kelle moodi sa tahtsid olla või kes siin nagu on nagu selles mõttes innustanud ükskõik, mis vanuses sa oled olnud. Et just tema on mulle süstinud praegu sellist asja, et ma tahaks ka proovida või? Ma ei ole nii mõelda. No tundub, et ma ei ole nagu elanud sellises iidolite maailmas väga. Et mul on inimesed, kelle käitumine on meeldinud ja aga mul ei ole nagu selliseid otseselt nagu suuri iidoleid kunagi olnud. Ja keegi on suunanud sind või tänu sellele, et ei, neid häid inimesi on alati ümberringi olnud. Et, või keegi nügijaid. Alates kooli õpetajatest, kes nägid, et siit võib mingi purts tulla. Et nügib järgmisel astme peale tee nüüd seda või sa... Ja, nüüd on isegi viidud ühest klassist teise üle. No näed, aga ja noh, tänu sellele, et rahvamaa juhataja lubas mul teha ja möllatasin ja nii edasi. Ilma temata poleks ma seda festivali asju teinud, et alati peab olema kuskil see inimene noorel, kes laseb teha ja liiga palju ei sekku. Ja. Et siis on tekib küsimus, inimene peabki tegema oma vead kõik ära. Ja, ämbrit kolistama. Ja. Kuule, mul tuleb meelde üks ämber, mida ma olen sinuga kolistanud. Oho. Kui ma hakkasin Kundasse oma kodu tagasi looma, kolistama ärki-särki ja seal oli väike selline remondimees tuli mul sinna ja istun ja vaatan, kuidas seal remonti teeb ja siis heliseb telefon ja sa helistad mulle ja sa küsid, kus ma olen. Mõtlesin, Kundas olen, sitapoti vahetan. Ja siis, kus sa olema pead? Me hakkab poole tunni pärast spordi aasta mingi auhindade kaala, eks ole. Ja. Saad aru, ma vaatan ma telefoni, mul on see nädala pärast, kuidagi järgmise nädala peal. Üks asju ikka juhtub. Täiesti pekkis. Inimlik. Ja kuule, aga poole tunni pärast. Ja sa mäletad, mis ma lause sulle ütlesin? Kahjuks just mitte. Kas me homme saame seda teha? Ütled, tulge kõik homme uuesti. Ja sa ütlesid mulle, et põhimõtteliselt saaks, aga ma ei tea, kas ma kõiki kohale saan kutsuda. Aga siis mul vedas see, et mul oli autos olid, kui ma ise lasin sel hetkel Rakveres enne, et mul autos oli sel hetkel eelmisest keikast oli kaamerad ja statiivid, kõik olid veel alles, ma ei olnud. Ma ütlesin sellele kanalisatsiooni vennale, kuule nii, igastahes saad üksi hakkama, ma panen uhan praegu Kadrinasse. Ma jõudsin 5 minutit enne algus ja siis selgus, et natukene veel viibib. Nii et ühesõnaga, mul oli see junn nii jahe ausalt öeldes, et see oli õudne. Ma panen alati, peale seda ma alati kontrollin topelt kalendrit. Et kuskil ma panin, see kogemata panin vale nädal aega hiljem. No inimesed, näen ümberringi toimub ja sellised asjad juhtumised on tegelikult päris ägedad, sest et sel hetkel ei ole äge, ütlen ei ole. Et inimesed muutuvad nagu sellises olukorras muutuvad tohutult leidlikuks, et see on täiesti hullu maja, nagu, mis inimesed suudavad nii lühikese aja jooksul välja mõelda. Sellised sidemed tekked 2 ajupoolkera vahel. Ja, see näitab, kui võimekas tegelikult inimene on ja kui vähe ta seda võimekust ära kasutab, et on elu, eriti filmimaailmas tuleb seda kogu aeg ette, et see mingi nüansid muutuvad. Ja, et ongi, kontseptsioon muutus, ka anekdoot on filmimaailmas täiesti olemas. Tuled stsenaariumiga platsi peale, siis selgub, et ups, me teeme hoopis teist filmi. Ma ei tea, see on niisugune ropupoolne anekdoot, et ma praegu jätaks selle rääkimata. Hästi, pärast kui panen mikrofoni kinni, siis räägime. Ja. Aga jah, olen režissöörist, et mul on käinud ka niimoodi filmimas, et mitte ühtegi lokatsiooni ei ole paika pandud. Ta ütleb, et sõitsime Narva, et ma tahan filmida siin, mine räägi ära. See oli kadunud Baskin. Jah, mul on ka temaga olnud romanniga. Ja, aga kõik see hakkama ja saab ka nii teha, et sa ei pea tegelikult, on ju tehtud seriaale ja filme, kus ei olegi mingit stsenaariumi. Meeleolu pealt lähme teeme ära. Jah, ja nii tehakse ja ma tihtipeale ei saa pealt vaataja ei saa arugi, et seal lappab nii, et see sama
see oli M-klubi, mida me tegime, see lappas ka nii, et ma mäletan seda, olen seda vaadanud, aga sel hetkel ma ei osanud nagu leida mingit errorit, ju siis ma olin nii vähe arenenud veel selle filmi tegemis. Ei, mu see tundus nii äge. Kui see on naljakat asja teed ka, siis jah, see ongi see, et see peab ikka jõhkralt sitt film olema, kui hakkas igat detaili pärast nurisema. Jah, või see tõesti ei kõneta sind, hakkab vigu otsima, on ju. Noh, enda töö on muidugi selle asja ära rikkunud, et iga väike vilksatus, vale vilksatus või siis vastupidi, et kui on nagu üli hästi tehtud asi, siis vaatad ja naudid nagu, et see on ikka täiesti, et tahaks ise olla see kunstnik seal selles maailmas. Tahaks olla ise, et sinu nimi on see filmi lõputiitrites, on ju? See ei olegi minu jaoks tähtis, mulle meeldib see mängu ilu rohkem, et see tiiterites nimi ei ole nii... Nõus, mul samamoodi. Tahaks nagu imeda seda, nagu teha, luua mingit imaginaariume nagu, see on minust, see protsess on nagu jõhkralt äge, kui sul antakse teha ja kui sul on võimalusi teha. Ja tegelikult vahel niimoodi sattuda inimestega kokku, kes jälle midagi sut uut õpetavad ju. Seal ei olegi teistmoodi, ei olegi võimalik. Selles maailmas siin sunnitakse hommikust õhtuni uut õppima. Ma olen kunagi noori koolis olen õpetanud ja juhendanud ja siis noored hakkasid filmi tegema. See on ka väga head, küsisid mul vist paar vidinad ka mingit laenuks, mingit tehnikajuppi ja see näitas stsenaariumid, kuidas tal seal on, et huvi pärast, et äkki ma oskan tekki mingi mõte kõrvalt vaatajana. On loe, eks ole, aga meil on veel lõpp nagu tegemata stsenaariumid, millal ta siis lõpetate? Meil hakkab võtta, aga kui me võtta jooksul teeme selle. Mis ei ole tegelikult üldse halb variant, et teame ju raamatuid Eesti tüvitekstid raamatud, millel ei ole ju konkreetset lõppuna. Aga äkki on juba siis mõeldud, et saab seriaali teha, et järgmine osa tuleb, siis sealt näete, siis läheb edasi. Jah, Põrgupõhja vanapagan on ju selline, millel on päris mitu erinevat lõppu. Ja Tammsaaret teeme ka, vaata mitu köid, et see võib lõputult seda need sarju teha võib-olla kaasajani välja. Nii et jah, aga kahjuks tol korral need noored selle filmi valmis ei saanud, läksid tülli. Sest et nad ei leppinud kokku, kuidas lõpeb film. Tuli tüli majja, kahjuks see film ei tulnud ja ei saanud valmis. Kahju, kurb. Ja sellist asja juhtub. Mina näiteks võttele üldjuhul mulle meeldib minna, kui ma ise midagi teen orgunnin, et seal oleks ikka mingi kondikava läbi mõeldud. Päris niimoodi koha peal leiutama ma väga nagu ei... Kui ma on ise seal olema, eks ole, tegema midagi, et siis ma tahaks näha mingit skeletti. Ma ei ütle sõna-sõnalt, et kõik iga liigutus on millimeetri pealt nagu ära kirjeldatud. Ma jätan loovusele ka mingi ruumi on ju. No jah, seal on nagu, ma olen ka näinud nagu mitut varianti, pangaseriaali ikkagi läbimänge tehti väga pikalt ette, harjutati ja möllati. See oli selle sarja kvaliteet oli ikka üsna kõrge. Jah, aga ta jooksis mingis omapärases paralleelmaailmas. See oli üsnagi tiip tegelikult. Mis ei olnud nagu see 90-ndad, vaid oli siis 99-90-ndad. Et see, jah, et kui seda võtta nagu niimoodi, et see ongi nagu mihukesed oleks võinud olla 90-ndad Eestis, siis ta saaks hoopis teistmoodi vaadata seda seriaali. Vaata, kui sa ei ole ise pangandusega otseselt seotud olnud, siis võib-olla see seriaal tunduski natuke väga kummaline võib-olla. Ei, selles mõttes, et meil oli ikka väga põhjalik keeltöö, et meil olid kõik need vanade tegijate nagu pildid olemas, kõik riietus, mihukesed need ruumid välja nägid, need ei olnud sellised pompöösed, sellega ei oleks saanud nagu sükast. Ma saan aru, miks mindi seda teed, et sellega ei oleks sõitnud väga hästi. Et tahetigi luua mingi uus paralleelmaailm. Aga samas lugu oli väga hästi räägitud ju. Mina sain oma loo kätte sealt. Tore. Ära ütled, et sinu jaoks mitte. Võib-olla ei olnud, võib-olla oli, ma ei tea. Et ongi, vaataja saab igaüks enda jaoks oma loo ju, kui ta tahab, oma kogemuste pealt tegelikult. Jah, ega see tegija, sellises positsioonis tegija ei saagi nagu väga hästi öelda, et kas see jooksis või ei jooksnud, sest et ta liiga sügaval selles asjas sees, et ta näeb teisi asju. Jah, et selles mõttes on nagu lihtsamaid seriaale ägedam teha, et seal on nagu selline
kõik, mis juhtub, läheb purki. Et see mängu ilu on hästi äge nagu. Et ei ole Mustmiljon duubleid, eks ole, ja sealt. Et see vahest on jah palju lõbusam vaadata seda, kuidas moodi kogu see hingamine sinna purki kokku kogutakse, et noh, eriti kui ongi näitlejatele antud nagu sellised rollid, mis ta põhimõtteliselt ise elus on, siis ongi palju lõbusam. No. Sa oled ju tegelikult ka reklaamiagentuuriga päris palju põnevaid asju teinud. Ja Tabasco põhimõtteliselt meie elutoas oma alguse sai. Et mul on seda väga lähedalt kõrvalt näinud, seda reklaamimaailma, ja olen teinud ka, aidanud teha ja paar munagi on seina peal ripuvad. Ja, ta on ju väga head tunnustused. See on jah, ainukene kalambuuri muna, mis üldse välja antud on kogu selle. Ja rohkem pole antud, jah? Jah, kuldmuna maailmas. Põhimõtteliselt ise endale tegite selle kuldmuna ja naljaga pooleks. Jah, no. Ei, no väga hea. Eks kõik munad, mis inimesed saavad selle konkursil on nende ise tehtud, sest et see on nende töödest tulnud munad. Mis töö oli, mis tõi teile selle? See oli Olerexi kebabulind. See kebabi reklaam. Sõnamäng mõnus. Jah, ongi kalambuur. Väga äge. Et ma olen aeg-ajalt ka vaadanud reklaame. Muidugi reklaame üldiselt väldid, eks ole, mingid vaatad kused saated ja vahetad kanalit, kui mingi paus tuleb. Aga jälle olles filmitegijatega ninapidi koos vahel isegi käinud ekstraks on. Et siis ikka nagu vaatan, et huvita, mis nad teha, kuidas nad see loo jutustavad. Et kuidas see nagu välja tuleb, kuidas see minu jaoks on, kindlasti on see väga ägedaid reklaame, mis mulle väga meeldivad. Teised on äärmused, ma kohe räägin sulle, aga räägi vahepeal. Okei. See on üks konkreetne, kõige töötavam reklaamimudel on muidugi see pesupulbri reklaamid on. Et mõtled, et kurat, kellele tehakse, aga siis lähed poodi ostad ikkagi selle sama asja, mis sa reklaamis nägid. Sellest ma tahtsingi rääkida. Et mulle see teema, et mulle meeldib see jutumärkida siis see reklaam, kuidas seal siis üks pesupulber võtab kõik plekid ära ja veri ja rohi ja igast muud ja eks ole häbiplekid ja mis asjad on ja iga molekul läheb iga selle õige asja juurde ja eemaldab ta on ja siis pealkirja on intelligentne pesupulber. Minu meelest on intelligents tähendab mõtlemisvõimet. Mis kuradi ajast peale on pesupulver mõtlema hakanud? Aga see meie mõtlemist ka suunavad erinevad keemilised protsessid meie ajus. Et see võib-olla ongi meie pea üks paks pesupulber. Täpselt ja usada roosat on. Aga samas vahest nagu on seal reklaamis isegi rohkem raha kui mingi filmimaailmas ja tehakse päris loovat tööd. Just, nauditavaid asju on ka. Ja, et mu elukaaslane siis Kerstin Raidma on seotud siis ka Lions Eestiga, siis ma näen neid päris tippreklaame ka ja seal on ikka seda loovust on ikka meeletult ja seal tegeletakse ka sotsiaalsete asjadega, kohati lausa poliitiliste, mis mulle ei meeldi, aga Lions toetab paljusid ju. Lions on põhimõtteliselt Oscar, ta on selle reklaamimaailma Oscar, et Eestis väga palju neid lõbisi Eestisse toodud ei ole. Aga ikka väga-väga loovaks on läinud just eriti mingi kohareklaamid või sellised asjad on nagu väga põnev jälgida, kuidas moodi turundatakse mõnda sükast sündmust või. Jah, copywriteri töö on väga tähtis selle juures. Üks asi on jah, copywriter kindlasti on väga oluline, aga seal on sisu kirjutamist ka, et copywriter pigem tegeleb sellise teksti poolega, et loovtöö jääb ikkagi A-teele. Praegu tuli selle copywriteri teema, mul alati üks mõte, kui ma sõidan autoga ja kuskil kuulen reklaamis, ma ei hakka praegu seda asutuse nimetust nimetama, aga ta ütleb, et tulge oske meid kütust, see on kohalik kütus, kus meil see nafta siin tekkinud on, et nagu tekib error, kuule, miks sa nii ütled? Kohalik Eesti maine kütus. Et see on nagu selline, et tekib küsimus, et neid biogaasijaamu Eestis minu teada peaks olema. See ei olnud biokütusega tegu, see oli tavalise, et kui see tekiks küsimus, et minu jaoks on nagu eksitav see. Ei loomulikult, aga ma saan nende mõttest aru, et Eesti firma ja teevad ja müüvad, eks. Sükest jama on ju reklaamides palju, Ma mäletan üks tuntud Eesti näitleja, küsiti need reklaami kohta,
ta ütles ka, et vahest on päris piinlik, kui minu häälega mingi tüüp ajab totaalselt kelbast nagu telekas. aga noh, leib tuleb kuidagi lauale saada. No pigem ma ikkagi vaatan positiivse otsa pealt seda reklaamimaailma, et päris nii ei ole, et mingid kapitalistid sul lihtsalt kordi paska tahavad pähe määrida. Ja ikka sa tahad ikka kvaliteeti. See pask reeglina ei saagi üldse mingit reklaami. Ma olen, Eestis on päris mitu firmat, kes nagu need toodavad ka, ütleme Euroopa, ütleme autotehastele ja need palju toodetakse Eestis, Mersusid ja muud reklaame ja vaatad. Piitnalgi tehti. No täpselt. Ja lihtsalt vaatad ja ila jookseb, kutid on nii head tööd teinud. Ja on teevadki, sest ma vaatan ka aeg reklaame, et mis huvitavad veel tulnud. Ma olen näinud siin Eestiski tehtud neid reklaame, mis on tehtud nagu suurkorporatsioonidele, see reklaami tegemine on ikka täiesti teine maailm. Pannakse lennujaam, pannakse nädalaks kinni ja siis sa näed reklaamis, näed seda ainult vilksamisi. Sekund. Ja. No mul on õnnestunud ka Soome Pepsodendi reklaamis olla 3 sekundit karjuv direktor, aga Ristiku koolis Tallinnas oli võtteablet. Kõige esimene reklaam, kus ma abiks olin, oli ka mingi Soome reklaam. Mida filmiti veel vanas Sakala keskuses, mida enam polegi. Seal oli suur WC, see oli mingi kusemisega seotud. See on suur marmor seinad kõik allpool. Et jah, tuleb selle Pepsodeni reklaamiga see meelde, et ma pidin seda karjuvat direktorit mängima, kes 2 õpilase peal nagu röögib, eks ole, ja nii edasi. Kõik oli slow-mo, eks ole, pärast, eks ole, et aga lihtsalt ma olin nagu Hitler seal, siuke soeng oli kuidagi, ma ei tea, kuidagi ma ise tundus siuke rüve. Aga Soome see režissöör oli äge, pani vauhti nüüd, juurde karju. Okei, tund aega sa karjusi mäel oli ära, ja siis, kui ma sealt ruumist välja läksin, siis kõrvaltoas olid õpetajate toa nii-öelda. Seal oli kogu 20 meeskond, seltskonde koos, ma ei tea, Pepsodeni esindajatega. Ja need vahtis seda suurt monitori, eks ole, mis oli operaator. Ja kui ma seda nägin, et need seal on, et need vaatasid ukse pealt, see minu jaoks see aegluubis. Meie pilgud kohtusid. Ja siis ma mõtlesin, minge pekkis, kogu see seltskond vahtis, mis ma seal teen. ja siis kõigil 20 meest, näpud püsti niimoodi. Jumal tänatud, et vaata algus ei näinud. Täpselt, et ma ei teadnud, et selline meeskond seal vahib, eks ole, väga... No nii on, jah. Aga jah, need häid reklaame päris palju, see lugude jutustamine. Mulle meeldib ka reklaamis, isegi mis siis, et see üritatakse meile heas mõttes midagi maha müüa. Aga see, kuidas lugu jutustatakse, see on kihvt. On Eesti reklaame kohapealsed ja välismaalastele tehtud, eks on ka väga äge. Minu arust Eesti reklaamitegijad on väga profid on. On, jah. Et praegu just ütlesin, et Lion, see kuldset lõvi võib-olla ei ole väga palju võidetud, aga tegelikult iga päev tuleb ju uudis, et mingi Eesti reklaamifirma võttis jälle mingi suurema auhinna. Need äkki peaks rohkem kajastama ikkagi, see ikkagi ju meie inimesed ju. See on see, et naljakas on jah, et Kingsepp on alati palju eks. Et reklaamifirmadel jääb see iseenese promo nagu jääb selja taha või see jääb nagu vaeslapse rolli tihti peale. Aga jah. Võib-olla nüüd nad peaksid hakkama pingutama, sest eks reklaamimaailmas on väga keerulised ajad praegu. Jah, kõik loevad oma raha, eks ole, vist ei ole... Iga päev on uudis, kui järgmine agentuur kinni läheb. On sul olnud sinu selle filmi või selle seriaali tootmise või reklaamide tegemise juures või tuleb mingi mõte või nüüd klient tuleb ja räägib oma loo ära ja sa ütled, et ei, ma sinule seda asja ei tee? Minult ei saa seda küsida, sest mina olen tootja poole peal alati, et ma ei ole otsustaja poole peal. Kas mingisugust, et ütleme, et tekib see sisetunne, et kuule, see läheb minu maailma vaatel. Aga ma tean, et suht valivad on ikkagi. Et ei ole niimoodi, et iga asi võetakse vastu. Võib-olla praegu on natukene standardit lõdvemaks läinud, aga igal reklaamiagentuuril on oma iseloom juba see, et näiteks Tabasco on selline rock'n'roll anekdoot agentuur, et siis nad teevadki nagu rohkem, ja siis neid tullaksegi selle pärast, et näed, vaata, et pakendikeskustaam on ka selline reklaam. Igal ühel ei saa pakendikeskuse reklaami kahjuks teha. Ei saa, jah. Ja siin on muide kõik on ühesugused reklaamid pärast enne. Et aga et kindlasti hoitakse mingisugust joont. Mingid punased jooned on, eks ole, kuskilt, millest... Mida ei ületata, ma loodan.
vähemalt. Mullegi on ju pakutud ka, ütleme siin mõnikord agentuur on pakkunud mulle nagu need näitleja roll, eks ole. Ja siis on räägitud sisu ära ja siis öelnud, et jah, et tellija, ühesõnaga, et on kiirlaenu see ja see firma, mõtlesin, stopp, minu jaoks on see punane on. Et kiirlaenud, no, ma ei ole seda kunagi võtnud, ei võtagi ja kuidagi nagu minu seesmine see reklaam, ma olen selline üks pool, mida võib-olla keegi selle peale ei tulegi, on see, et kui see tuleb mingi lollakas idee, no täiesti nagu jabur idee, siis ei ole niimoodi, et sul on mingi klient, kellele sa selle välja pakutud, vastupidi, sa võtled selle idee ja otsid kliendi sellele ideele, et käib täiesti teistpidi, et siin eelmiste valimiste aeg tuli mul nagu mõte, et teeme pats puhtaks, ja siis müüsime ühe sampoonifirmale selle pats puhtaks maha. Või siis tekkis niisugune mõte, et kurat, aga miks ei võiks olla ka hoovamajas niisugune asi, et niisugune kabiin, et proovi jalga, proovi selga, et noh, et saad erinevad toiduained nagu see 8 jalga ja üksteist. Ja tegimegi need kabiinid ja selle ka oli seal Kuldmuna oli nominent. Nii et läksidki riideosakonda, kabiinis proovisid jalga ja selga, ja siis selle juures, et näed, osta see sealt toiduletist ja see täitsa aitas ja see töötas väga täitsa okeilt. See ongi ju tegelikult üks äge kunstiliik tegelikult, just ilusti kuidagi nagu kultuuriliselt, kuidagi huvitavalt see nagu maha müüb tegelikult. See mäng on see, see on niisugune ei kipu täiskasvanuks saama inimesed siis. Et kui läheb täpselt, kui läheb stampidesse, et kogu aeg ühte moodi on ju pesen ennast puhtaks, saad must ja siis sa nagu ei kõneta sind enam, ma tean, iga päev ma pesen hambid on ju. Ikka lähed mustaks on ju. Sa ei pea mulle reklaame seda hamba vastad. No selles mõttes on ju, et tarbeasju tuleb reklaamida selle pärast, et sul mingit kindlat asja on vaja müüa, aga no väga palju meie ümber elus kulutame raha ka sükste asjade peale, mis on emotsioonide põhine. Emotsiooniost. Ja mis annab nagu hea tunde ja millest on see tore. Vahel peab ennast premeerima ka mõttetute asjad. Ja inimesed demoniseerivad nagu seda raha maailma üle, et raha on lihtsalt vahend. Jah, see on nagu, et modell on kunstniku käe pikenduseks. Nüüd on AI. Ja nagu Crazy Radiot parafraseerides. Modellid imegu, ma ei tea mida. No nii on. Mis sind veel ees ootab, mis huvitavad projektid sul tulemas on veel nii muusikalaadis kui ka siis ma üritan nagu mitte midagi praegu endale ette võtta ja et taastud. Tahaks vähe märtsi lõpuni olla täitsa nagu ilma pingutamata, aga nagu näed, siis iga päev tuleb kõne ja siis teed jälle vaikselt oma asja ja praegu on nagu selle Kadriniga seotud veel neid tegemata asju nii palju, et see jäeti sind suve tööle, jah? Põhimõtteliselt küll, jah. Aga mul ei ole praegu mingit plaani teinud ausalt öeldes, suuri plaane. Et kokku saame, siis sõidame, on ju? Nagu laul räägib. Ja, ma ütlen, mõni nendest kõnedest on viljakas ka. Et ei saa nagu ennast päris nagu püksata ja nälga kätte, on ju? Jah, praegu ma hea meelega oleks püksata ja näljata, oleks märtsi lõpuni ja siis vaatame edasi saab. Nagu vahel peab seda ka tegema, jah? No nüüd on jah eriti vajalik see. Frediussit mängida, mölutada, see on otsa mõttes. Nii palju kui antakse, ma ütlen, et endalegi ootamatult hommikust õhtuni tuleb ikka midagi toimetada. Teine asi on see, et selle 7 aasta jooksul on jäänud ju tegemata nii palju asju, mis on vaja tagantjärgi ära teha. Kodumajapidamise mõttes? Ei no üldse, bänd on vaja uuesti käima saada ja plaaditurgu uuesti käima saada ja neid, kõik, mis selleks ajaks seisma jäid, on vaja ju hakata uuesti liigutama. Laps tuleb üle vaadata, 7 aastat pole isa näinud. Tutvustada ennast. Iga päev uuesti. Mis kuradi vana, mis siin haiseb toas kogu trusikute vahel. Aga selles mõttes tuleb ka aeg maha võtta, et mitte läbi põleda. Jah, ma ei oskagi öelda, kus kohas ma täpselt selles punktis olin, ma arvan, et üsna lähedal läbi põlemisel. Jah, et kui sul must miljon asja ja vastutus õnneks talud ja võtad vastu, et sa tead, mida sa teed ja mis kvaliteediga sa teed. Jah, et natuke on vaja hingata.
ja selles mõttes on mul vähemalt need ligi 7 aastat sinuga ka Kadrinas igast kaamerdamise teemasid on põnev olnud teha, sest et kui ma Kadrinasse olen tulnud, siis ma tean, et see mees teab, mis vaja teha on. Noh, vähemalt ma olen suutnud sellise mulje, et ega see kunagi ei peagi teadma. Kuigi ma mõtlen, et see viimasel ajal läkski nagu kiirustamiseks, et olekski võinud. Loomulikult tuleb viimasel hetkel vaata, et teeme. Me räägime kogu aeg Kadrinast nagu minevikust, et see ei, Kadrina praegu, me oleme Kadrinas praegu, nüüd see ei ole minevik. Et ma jään Kadrinast nii asju edasi tegema mingil määral, et ma vist otsin, natuke vaatan ringi, et milline seltskond ja võib-olla tuua siia mingid inimesi, et mulle see juba Kadrinasse tulles ma suht esimesena ütlesin, et see munitsipaalkultuuri tegemine on niisugune nõukogudeaegne jäänus, et seda kuskil mujal maailmas ei ole. Mitte mujal maailmas, võib-olla Balti maades, et tegelikult ei käi need asjad nii ja need ei peakski kunagi niimoodi käima, aga seda mustrit on nii raske murda siin. See võib-olla võtab mingi põlvkondi aeg äkki. Ja, et mingil määral teatud organisatsioonid, ma hakkan neid nimesi nimetama, siis nagu töötavad veel selle vastu, et pikendavad seda agooniat. Aga vaata, ühtepidi ei saa neile nagu seda pahaks panna, nad on eluaeg niimoodi teinud, nad on harjunud sellega. Jaa, aga nad raiped ju kordi kasvatavad uusi inimesi peale. Jah, kes samamoodi. Täpselt sama mõttemaailmaga inimesi. Oma koolkonda edasi. Ja, et seda ei, see on nagu veits lubamatu asi ja eks ma olen nagu veits persona non grata nende jaoks, aga no loomulikult, kui sa töötad vastu ükskõik, see ei pruugi alata valla teema alla, see ju igas... See viinud selle maani, et bändid ei taha tulla rahvamaja esinemast, et rahvamajade maine on nii vilets, või siis küsivad 3 korda suurema summa. Kui te kõrval kuuris teed, siis saad poole odavamad bändi, kui rahvamaja, no jah. Rahvamajaga tegelikult mul tuleb päris algust tagasi tulles, äkki me siis kohtusime sinuga, praegu hakkam pilti kokku panema, tead millega me võisime kohtuda. Kui ma tegin rahvamajadest pärimise aasta dokumentaali, ma käisin kõik Lääne-Virumaa need rahvamajad läbi ja igale rahvamajal oli 2 minutit eetriaega ja minu meelest said ka siis platsis 2015 äkki, 2017 Ei, ma ei saanud olla. 2019 tulin Kadrinasse. Enne ma ei tahtnud üldse rahvamajadest mitte midagi teada. Et mina ka nagu enne teada, kuna mul oli selline töö, et ole hea, tee see töö ära, siis tänu sellele üle palju huvitaid kohti ma nägin. Ja üks nendest oli Kadrina. Mul tundub, et ma siis äkki sinuga kuidagi koht treffasin, aga ma võin eksida. Ma arvan, sa eksid. Soov mõtlemine äkki. Et see, mis ma siin kirun, et ma loodan, et see maailm muutub ja on näha ka, et muutub, sest et täiesti uued inimesed hakkavad neid üle võtma vaikselt need kultuuri tegemisi ja just see on hea, et neid süsteeme nagu liidetakse oma vahel, et siis sinna etteotsa tuleb võib-olla mingi siuke inimene, sädeinimene, kes ei ole päris rahvamajja sumbund inimene. Mingi teises võtmes. Ja. Aga nii palju, kui inimesi on, nõnda palju ka mingi kultuuri peab toimuma või toimib, eks ole, olenevalt. Ja kõigil tuleb võimalus anda, ei tohi inimestel takistada teha neil, mis neile meeldib. Kes tahab puhkpilli mängida, kes tahab rahvatantsu teha, kes joogat. Kõige suurem viga vist ongi see üleüldse, et tekib mingi oma arusaamine ja tihtipeale nagu siis pigem takistatakse kõike seda protsessi, kui aidatakse kaasa. Et iga asja peale tuleb vastus, et ei saa või ei ole raha. Ei ole raha tähendab see sama, et ei saa. Jah, ja tasuta tööd oled seda ka teinud. On ette tulnud, jah? Ei, muidugi tuleb, kogu aeg tuleb ette. Samamoodi, et vahel nii mõnigi tule appi ja siis okei, see on minu jaoks 0 projekt, aga ma tean, et teine kord ma saan kuskilt tuleb mõni projekt, mis mul tagasi toob selle. Jällegi see raha on ka selles mõttes väga suhteline mõiste, et see sõbra konto on palju olulisem kui see raha, et kui keegi sulle teine võlgu jääb, siis see maksab rohkem. See maksab rohkem ja see ei ole öeldud selles mõttes, et nagu kuule, sa oled mulle teine võlgu. Ei vastupidi, et ma tean, et see inimene tuli mul appi ja ma lähen temaga hea meelega appi, kui tal mingi asja küsimus ole, täpselt. Ja, et see on siuke sõber aitab sõpra ja sealt võib kooruda midagi päris ägedat. Tavaliselt koorubki. Mina sattusingi ju sinna
filmi või reklaami maailmas sattusingi sellega, et ma lihtsalt olin nõus appi minema. No, ja need vaadati, et see mees ei ole nagu päris mõttetu vend, on ju. Nojah, et oli aega ka. Kõik need järjest on läinud niimoodi, et ma ei ole kunagi elus midagi ette planeerinud. Mul on absoluutselt null plaani on kogu aeg olnud. See, mis tulema peab, see tuleb. Ja, sellepärast ma ei hakka praegu ka midagi tõsiselt plaanima, et kuskil nii uks läheb lahti, et ma üldse muretsegi selle pärast. Kas mina olen tähele pannud seda, et kui välja öelda häälega mingi oma mõte, see kipub täide minema? Mina väga sihilikult kordan teatud mantrasi. See on minu elustiil. Ja tegelikult ju toimib ju. Ja, loomulikult toimib, sest et sa ise häälestad ennast sellesse suunda, et siis hakkavadki juhtuma asjad. Lihtsalt sa avad sellega oma silmad selles kindlas piirkonnas, et ma olen paar korda öelnud, et kui sa sõidad saabiga, siis sa näedki liikluses saabe, muidu sa varem ei näe. Et see kõikide asjadega niimoodi. Kui sa oled noor mamma-papa, eks ole, siis sa näedki laste muresid rohkem, eks ole, sel hetkel võib-olla siis sul on. Ei, nii on, jah, see inimene ei suuda kõike haarata, mis ta ümberigi toimub, et see on ikka suht kitsas amploa, mida me oma elus näeme. Ja kas peabki kõik nägema? Hakkab segama võib-olla. Selles mõttes, et kui sa tahad mingit lugu hakata jutustama, siis peab suht suur pilt olema. Et siis sa ei saa apelleerida selle peale, et sul on väga kitsas maailmapilt. Et ma ei tea, kuidas nüüd elu käib. Aga praegu siit aknast välja vaadates lumi on katnud rhododendroni. Ja grilli ja ma mõtlesin, et kas on mingi aumärk sulle siia püstitatud juba, odav green egg. Väga hästi. Ja mingi punane kass jookseb siin ringi kogu aeg. Sinu kass või? Meil siin oma loom ei ole, siis tänu sellele on meil hoovis loomaaed, et siin on läbikäigu hoovloomad. Nugised, rebased, kährikud, kõik, mis metsast tuleb, on meie hoovis. Ja see sauna all elavad. Ennem elas mäger, aga nüüd tundub, et on vist rebane üle võtnud. Et siin käib väga tihe liiklus. Nii et hea koht igal juhul sinu. See on Mägra maja, kus ma ja siis Mutionu pidu käib siin aeg-ajalt, jah? Mutionu pidu, jah. No see on ju Kadrinast pärit laul, nii et... No võt, me imestagi. Ja põder jäigi lonkama. Siuke joomine käis. Kultuurikiht on siin väga paks Kadrinas. On, jah. Ma lihtsalt üks päev Linda küsis mult, tütar, et kas on mõni inimene, kes Kadrinast ei ole pärit. Siis mõtlesin, et kindlasti on, aga ma ei tea neid. Aga tal on kindlasti keegi sugulane, kes on siit pärit või mis iganes. Ja. Vahepeal oli see Kadrina oli siukene, kus kõik tuntud inimesed oma naise võtsid. See on Toonor küla. Geeniladu. Heas mõttes on, siit tuleb head ideed ja head kunsti ja kultuuri. Ja, vaata nende küladega, kus keskel on kirik, nendel on alati hästi läinud, et seal on kuidagi see kultuur kogu aeg olemas olnud. Et need kolhoosikeskused kipuvad olevad sellised natuke nukrad. Jah. Nii et siin on kirik keset küla ja vanu kaarte vaadates oli see kirik vist enne seda, kui siin üldse midagi vist väga asundust oli. Kadrina on kokku kasvanud mingi päris mitmest väikesest külast. Nii et sellest võib täiesti veel omaette saate teha. Ja siin on olnud ja siis ei ole olnud jälle maha põletatud mitu korda. Ja vaat kui tähtis on see, et siin tuli raudtee läbi. Jah. Side nii-öelda igas mõttes ja inimesed said liikuma ja et sa ei olnud väga perifeerias, vaata nii, et selles mõttes, et isegi praegult on see raudteejaam kuidagi Kadrina suhtes perifeerias. Jah, ta kuidagi äärelinnas nii-öelda, eks. Aga ta ei olnud, siis ta nagu Kadrinast läbi ei tulnud, et siis ei olnud veel Kadrina. Või mina ei tea ka, võib-olla oli ka. Et see, ma vaatasin veel, et 1600 lõpp on ikkagi veel Tristvere nime all, ja kirik ainukesena oli see Katariinen. Nii et kõik kuskilt on alguse saanud. Nii et selles mõttes on meil vedanud, et sul selline heas mõttes geenirikke on sees, muusika, kultuur, film ja nii edasi. Mu ema on rahvatantsu õpetaja, kultuurihuvi on kodus kogu aeg olemas olnud, et isa oli suur maalihuviline. Nii et mingisugused mõjutsid on sul alateaduses ruumis, kus sa oled viibinud, on kogu aeg olnud? Ja, eks need on hästi olulised just esimestel aastatel, et
mis keskkonnas sa nagu elad. No ma ikka korduvalt räägin, et minu lapsepõlv oli kinomajas Kundas on ju, ema oli seal sama, jah. direktor ja siis kõik filmid vaadatud ja kinoplakatid, kuidas ema joonistas selle märki. No. Kuigi ta ei olnud ise kunstnik, kunstnik hetkel oleks haige või mis iganes. Maalis need suuri A0 või A1 need plakatid. Vanasti tehti afiše, vaata ju. Kino Kosmos linnades tehti. Jaa, Kino Kosmos oli ju viimane Eesti kino, kes suuri plakatid seal ju samaste peale riputas. Sõprus. Sõprus, vabandust, mitte Kosmos, jah, Sõprus. Sõprus tegi jah veel viimati neid. Mõned aastad tagasi veel isegi vist tegid. No see on kindel tehnika, kuidas neid tehti. Ma siin üks Kädrina, see oli Kädrina, ei olnud, see oli kooli aastapäev. Siis ka palusin nagu appi kunstiõpetajaid, aga neil oli kiire ja siis ma tegin lastega ise, et lasin projektoriga seina peale pildid ja siis nad joonistasid ja lõikasid välja ja kleepsid. Ja neil väga meeldis, mõtlesingi, et tegelikult saab ju kõike neid asju teha nagu. See ongi copy-paste. No suure rõõmuga esiteks teha nagu kambakesti koos kuidagi siis nagu mitte nagu ametlikult või võib-olla tuleb. Et see ei ole standardi. Ja see nagu lastele väga meeldib, vaata, et ühtepidi sa pakud emotsiooni ja teistpidi sa pakud täiesti kasulikku oskust. Täpselt teist kogemust, aga sul tulemus on hoopis midagi. Et minust võiks väga palju õppimist olla nagu sellest klassiruumist väljas. Jah, et normid on ju toredad, aga vahel tasuks ikkagi väljastuda sellest raamindusest. Tihti peale õpib nooruk just niimoodi palju rohkem. Just. Ei, ma saan aru, miks on koolide kogu seda süsteemi vaja, et ma ei hakka sellega vastu ei võitle, aga vahest võiks minna, jah. Anda võimaluse ka alternatiivi proovida. Ja kindlasti tehakse ka, et ma praegu ei tulnud siia väitma, et ei tehta süksta. Ja loomulikult. Kuule selge, väga vinge. Me ei ole siin tükk aega siin selle kamina paistes siin head juttu veeretanud ja päike ongi isegi välja tulnud, nii et meil on siin Kadrina kultuuri künka peal jõudu, nii et vähe ei ole. Ja, küll siin veel huvitavaid asju juhtuma hakkab. Ma ütlen, et just praegu tuli jälle seriaali maailmast kõne ja ma helistan kohe järgmisel Kadrina inimesele ja küsin, kas me saame siin Kadrinas filmida seda. Et noh. Väga äge. Ehk siis ole kuulda näha, kui midagi jälle põnevalt välja tuleb. Tuttavaid kohti jälle kaadris näeb. Nii et kui aitüma sulle selle vahva loba eest. Okei, teeme nii. Edu sulle. Midagi sai vist räägitud. Midagi sai, jah. Aitäh sulle. No okei, jah. Ahto Lembituga võiks vabalt teha veel mitu saadet, sest sellel mehel on seda kultuurikogemus pagasit ikka meeletus koguses. Loodan, et said kinnitust mõnele juba teada tuntud faktile või avastasid midagi uut ja huvitavat. Igal juhul kordan taas oma vana mantrat. Mine kodust välja, siis juhtub ka uusi ja põnevad asju. Kuulmiseni juba 2 nädala pärast.